Tallinna Rotermanni keskuse väljakule kogunes tudengirullis osalema kümneid tudengeid erinevatest Tallinna kõrgkoolidest. Enne ühist rännakut esinesid aga oma ala profid, kes näitasid, mida rulluiskudega peale otsesõitmise veel teha saab. Kui reeglid ette loetud ja marsuut tutvustatud, hakkaski sõit Pirita Kose suunas. Ma loodan, et selliseid trikke, mida seal enne näidati, mul vaja ei ole ja ma võin need peaaegu 20 kilomeetrit rahulikus sõidus läbida. Igal juhul minul on uisud see aasta esimest korda jalas ja ma loodan, et ma jään terveks. Et sõit väga üksluiseks ei muutuks, korraldati ka erinevaid võistlusi, nagu kiiruisutamine ja hoki. Loomulikult ei puudunud ka auhinnad. No, kukkumist me ei saa vältida, kui inimene ei oska sõita ja kukub ise vikali. Aga turvalisuse saame tagada sellega, et meil on turvameeskond, vestid on seljas, meil on stopp-märgid, et kui lähme üle tee, siis paneme tee kinni, et ikka kõik üle ilusti saaks. Ja tõesti, kukkumisi ei suudetudki vältida. Õnneks siiski keegi midagi ära ei murdnud, aga nii mõnigi tegi asfaltiga lähemalt tutvust. Juba kukkusin ja ma olen esimest korda uiskudel. Täiesti esimest korda ja tuled kohe sellisele ettevõtmisele? Ja tudengipäevad on. Aga kuidas kukkumine oli? Said sa väga õiget? Ei, mind juba plasterdati. Siit veidike. Tagumik on veidike valus, aga kõik on korras. Aga mis sa arvad, kukud veel? Ei, üritan mitte. Tegelikult ei ole selline rulluisutajate õhtune koossõitmine Tallinnas midagi uut. Tudengirull on välja kasvanud hoopis ühest teisest üritusest. Täpselt Friday Night Skate'ist, mis nüüd algab meil just see reede, mis tuleb, 12. hooaeg hakkab meil pihta. Iga reede meil toimub suve jooksul 22 rullusüritust. Kogu sõit koos vahepeatuste ja võistlustega kestis pea 3 tundi. Ja olgem ausad, kes ikka rulluiskudega päris iga päev ei sõida, see sai kõva trenni osaliseks. Ega 20 kilomeetri läbimine ikka nalja asi ole.